Iga inimese kohta maailmas toodetakse aastas 240 kilo terast. See on 2 miljardit tonni terast. See on umbes sama palju kui 280 000 Eiffeli torni. Kõige kurvem asi selle juures on see, et enamus terast toodetakse kahjuks rauamaagist. Ja terase tootmine on täna maailmas üks kõige keskkonna kahjulikumaid tegevusi. Mida meie aga saame ära teha, et see keskkond oleks meie laste jaoks, meie enda jaoks puhtam, on see, et kokku koguda iga tükk vanametalli või metallijäätmeid, mis võimalik. Sest vanametalli ümbertöötlemine on kordades keskkonnasäästlikum kui maagist terase tootmine. Ma arvan, et väga palju tootmisettevõtteid tahavad ju tegeleda tootmisega. Ja neil jääb järele väga palju erinevaid jäätmeid. Ja tihtipeale on ju nii, et üks ettevõte on spetsialiseerunud metallijäätmetele, teine ettevõte on spetsialiseerunud näiteks paberijäätmetele, kolmas näiteks ehituslammutusjäätmetele. Ehk sellel tootmisettevõttel siis on ju ebamugav suhelda 3 või 4 erineva ettevõttega, mis on meie soov, et me saaksime pakkuda sellist kompleksteenust, et ettevõtetel oleks võimalus anda enamus oma ümbertöötlemist vajavaid jäätmeid, nii-öelda näiteks meie ettevõttele siis. Sellest aastast alustasime ringmajanduse ühe teise otsaga ehk uute terasetootete maale toomisega. Et kui me täna oleme saatnud suure osa oma mustast vanametallist Türgi tehastesse ümbersulatusse, siis nüüd me oleme oma toodete valikut laiendanud ja toome Türgist iseenda vanametallist sulatatud terasetooteid, lehti, armatuuri ja muid terasetooteid ka Eesti ja Baltikumi turule. Vanapaber on samamoodi väga oluline ressurss maailmas ja iga vanapaberitonni kokkukogumine säästab 17 puud. Eesti vanapaber proovibki kokku koguda võimalikult palju eri liiki vanapaberit. Et me kogume kokku pappi, trükijäätmeid, aga ka nii-öelda inimeste olmetegevusest tekkivat paberit, ajalehti, ajakirju ja läbi selle me saame võimalikult suure koguse vanapaberit ümbertöötlemisse saata. Ja mida siis sellest vanapaberist tehakse? Tavaliselt vanapaberist saab taastoota näiteks tualettpaberit, majapidamispaberit, aga ka uut paberit või mingeid näiteks pakenditooteid. Lisaks siis meie põhitegevus valdkondadele, milleks on metallide kokkukogumine, vanapaberi kokkukogumine, oleme nüüd võtnud uueks suunaks ka ehitus- ja lammutusjäätmete ning tootmisjäätmete kogumise. Et see tähendab seda, et kui mõnel tootmisettevõttel on lisaks metallidele ja paberile ka ehitusjäätmeid, puidujäätmeid, kivijäätmeid, siis tegelikult saab koos muude jäätmetega need jäätmed ka meile nii-öelda üle anda ja meie vastutame selle eest, et need saaksid viisakalt ja keskkonnasäästlikult ümbertöötlemisse saadetud. Me võiksime tegelikult iga päev enda ümber vaadata, et millised on need jäätmed, mida me tegelikult saaksime oma kodus selle asemel prügikasti visata, ikkagi nii-öelda taaskasutusse tuua. Kui mõelda nende arvude peale ja selle väärtuse peale, mis nende materjalide taaskäitlemine tegelikult keskkonnale teeb, et siis igal juhul tasub proovida kogu see taaskäideta materjal kokku koguda ühte kohta. Ja täna meie proovime olla see ettevõte, kuhu sa saad siis kõik korraga ära tuua. Tänu sellele me loome ju tegelikult oma enda lastele ja iseendale selle keskkonna, kuhu me tahame iga päev tagasi pöörduda.